Austatud kohalolijad, austatud kaasamõtlejad. Siin on täna kõlanud mitmeid kordi viited põhiseadusele ja ma teen seda taaskord, sest on mõisteid, on nähtusi, milliste kordamine ei ole kunagi liiast. Ehk siis meie põhiseadus fikseerib järgmist: kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. See on tsitaat, see on põhiseaduses olev, mida me korrates ei tohi väsida. Ma lisan siia juurde veel Ilmar Tammelo teosest Õiglus ja hool järgmise tsitaadi. Rahvuse tuumaks on ainult teatud maalaga seotud inimeste ühtekuuluvustunne ühise ajaloolise pärimuse, ühise kultuuri ja põhiliste sarnaste elukohtade alusel. Peame hoolt kandma, et liitudes rahvusena inimkonna tervikusse, me liituksime nagu kivid ehitusse, mitte kui liiv hunnikusse. Ehk siis need oleksid minu tänase päeva sõnumid ja postulaadid meie teema juurde. Aga nüüd sellest huvitavast konaruste mõjust demograafilistele protsessidele. Kunagi, kui me valmistasime ette immigratsiooniseadust, siis meil rahvastikuteadlased eesotsas Kalev Katusega oponeerisid meile ja teadsid, et mitte mingisugust õiguslikku regulatsiooni rahvastikuprotsesside juures ei ole võimalik, sest need ei toimi. Immigratsiooniseaduse puhul me nende hoiatusi ei arvestanud ja ongi nii, et on osaliselt teatud nähtuste puhul administratiivsed meetodid on võimalikud ja toimivad, aga nõustusime ka selles, et üksnes juriidiliste meetoditega demograafilisi protsesse lahendada, suunata praktiliselt ei ole võimatu. Siin on ka täna kõlanud sellised, et on olemas sotsiaalsed, majanduslikud, juriidilised ja nii edasi meetodid, mille kompleksina võib see ainult mõjuda. Õigusruumi konarustest. Ma peatuksin ainult 4 nähtusel, neid on kindlasti rohkem, millised on täna kas siis vähem või rohkem probleemsed meie igapäevaelus, poliitikas ja ka rahvastiku teemal. Kõigepealt vastutus. Meil on olemas riigi vastutuse seadus, mis aga käsitleb konkreetseid üksikjuhtumid ehk siis konkreetse õigusakti, konkreetse haldusaktiga seonduvad konkreetse isikutega seoses. Ja samal ajal võimu tasandil vastutust nähakse ja piiritletakse poliitilise vastutusena, mis iseenesest on õige, kuid ei ole piisav. Ja tänases poliitilises olustikus ka paraku poliitiline vastutus ei toimi. Praegu pealegi on niinimetatud poliitiline vastutus kui määratlus muutunud ka üsna ähmaseks ja ka demagoogitsemise alaks. Poliitilise vastutuse käsitlemine on suudetud eneseõigustuse vastase ründamise ning stigmatiseerimise kaudu muuta praktiliselt mitte toimivaks. Kahjuks on läbi hakanud kumama ka muster haigest ühiskonnast ja helgest nii tarkadest valitsejaist. Ma arvan, et me kõik mitte küll isiklikult, aga läbi ajaloo mäletame ja ühiskonnana oleme selle läbi teinud ja teame ka, kuhu selline suhtumine on viinud. Me tänase foorumi ettevalmistamise käigus saatsime ka kirja ja taotluse ja kutse Riigikontrollile ja Riigikontroll teatavasti
vaatab, milliseid vahendeid ja kuidas on vahendeid kasutatud, sealhulgas just eelkõige põhiseaduslike eesmärkide ülesannete täitmiseks. Ja Riigikontroll, loen ette Riigikontrolli vastuse, ehk siis saab mõelda selle üle, kuidas on reageeritud ja milline siis see roll on Riigikontrollil. Meile kirjale on vastatud järgmiselt. Riigikontrollil on õigus hinnata, kuidas Eesti riigiasutuse tegevus on tagatud, muuhulgas ka põhiseaduslike eesmärkide ja ülesannete täitmine ning kas ja kuidas on riigiasutuste tegevus tagatud materiaalsete vahenditega ja kuidas neid materiaalseid vahendeid kasutatakse. Teemegi seda, kuid teame täpselt, kus on meie fookus ja piiritlus. Ja siis lõpetatakse. Soovin teile jõudu ja kui juhtute meile kongressi teemal materjali saatma, tutvume hea meelega. Teine konaruste grupp on õigusloomejad. Paraku on meil niisugune hoiak õigusloomes kujunenud, et kui on probleem, näeme probleemi, asume kohe seadust koostama ja seda vastu võtma. See on niisugune kummaline nihilistlik viis ja on viinud paraku ka seadusloome vohamiseni, ehk siis ei ole, ilmselt on kõigile tuttav selline väljend nagu seaduse muutmise stiilis õigusloomejad. See ei ole minu mingi avastus, ma usun, et te olete paljude ka juristide sõnavõttudest selliseid viiteid lugenud meie õigusregulatsiooni õigusloome kohta. Lisaks sellele on äärmiselt oluline ka see, et üldjuhul alati eelnõude puhul on puudu mõjuanalüüsist. Ja seda vaatamata tõsiasjale, et sellekohane nõue on uute normaktide kestetamisel täna ka tegelikult olemas. Rääkimata sellest, et nendes eelnõudes oleks arvestatud rahvastiku teemadega, oleks arvestatud sündimus, iibe ja nii edasi teemadega. Kolmas konaruste hulk, riigi ülesanne, on täiesti arutelust väljas täna, millised on riigi ülesanded. Kui panete tähele, siis viimase mitte üheski õigusaktis, mis on käsitlemist leidnud Riigikogu poolt ja ka avalikkuses, ei ole, vähemalt mina ei ole kohanud kusagil, kus oleks räägitud riigi ülesannetest. Tegutsetakse niinimetatud, muuseas ka õigusloome puhul tegutsetakse niinimetatud novellide, projektide kaupa, ühiskonda kui tervikut ei tajuta ja riiki võetakse kui asjana iseenesest, mitte kui ühiskonna teatud vormina. Neljas, võib-olla isegi, ma ütleksin, üks olulisemaid konarusi, see on poliitiline kultuur. Õigem oleks tänast poliitilist vastasseisudest kõneldes öelda isegi, et meil kehtib teatud niisugune ärapanemispoliitika ja nagu te kõik olete ju tähele pannud, see ei ole sugugi haruldane, kui Riigikogu saalist sõna otseses mõttes sõimatakse ja samal ajal ka Riigikogu kõnepuldist lubatakse solvanguid kodaniku aadressil. See on otseselt kultuuriga seotud. Ma ütleksin, et tegemist on poliitilise kultuuri puudega, kus oponenti käsitletakse kui vaenlast, ideede asemel võideldakse isikutega. Poliitiline ja igasugune kultuur kujuneb aastatega ja me peaksime küsima, et kust on siis need tänased õied ja viljad pärit, kuskilt peab olema see seeme ju külvatud. Ja paraku midagi ei ole teha, me peame minema aastasse 1992, kus siis esimeste valimiste sõjajärgsete vabade, need ei olnud esimesed valimised, need olid esimesed Riigikogu vabad valimised, kus siis valitsev koalitsioon võttis omale 2
just valitsemismeetodit relvastusse. Esiteks mindi üle selle tsentraalsele ehk siis püramiidsele skeemile läbi mõiste, mida juba nõukogude ajal tunti, demokraatlik tsentralism, mille tunnuseks on, et vähemus allub enamusele, ehk siis valitsev koalitsioon on ülemus ja opositsioon on tema alluv. Ehk siis, aitäh, käsitlebti võimu lihtsustatult valimine alt üles ja valitsemine ülalt alla, mis siis kopeeris varasemaid poliitikaid. Ehk siis enne iseseisvuse aegseid poliitikaid, igaüks mõtleb, mis aeg ja kelle poolt see oli siis niimoodi praktiseeritud. Ja lõppkokkuvõttes. Täna oleme selles mõttes tupikus, et näeme, et praktiseeriv stiil ei toimi, meetodid ei toimi selliselt, kui ootaksime ja tahaksime ühiskonnana, samas ei oska ka analüüsida ja hinnata, milles on probleem, ei suudeta või ei taheta minna ajas tagasi ja hinnata, kus tehti viga või mis veelgi hullem, võib-olla ei soovitagi seda, et aru saada, mis midagi on valesti. Vastandumise kaudu valitsemine on valitsejatele mugav ja uute pingete järjest tekitamine on samuti valitsemisel äärmiselt mugav viis. Loomulikult ühiskonnana ja ühiskonnale ta on ainult negatiivne. No ja siit viimane küsimus, et kuidas need konarused siis rahvastikuprotsessidele mõjuvad? Nii nad mõjuvadki. Et inimestes on ebakindlus, puudub turvatunne ja võimu nähakse tihti enam kui võõrast, mitte kui oma. Kindluse tunne homse ees on nõrk või praktiliselt puudu. Ja vabandan veel ka üks lause tänasest, õigemini nii ajaloost kui tänasest päevast. 1944 pärast ilmasõja lõppu oli Soome elu ja majandus täiesti rusudes, ka linnad olid rusudes, kus oli pommitamine, suured kontributsioonid vaenlasele ehk siis Venemaale, aga mida tegi Soome riik selles äärmises vaesuses? Ta viis sisse kõikidele lastele tasuta toitlustamise, ehk siis mõeldi mitte tänasele, homsele, vaid mõeldi ülehomsele. Ja teine tänasest päevast. Leedu riigis toimib praegu poliitika selliselt, et on moodustatud mitmeid komisjoni, julgeoleku, sotsiaal ja nii edasi. Nendes komisjonides on osalised nii opositsiooni kui koalitsiooni esindajad ja paljusid neid komisjoni juhivad opositsiooni esindajad. Ja mis veel huvitavam, Leedu parlamendis viimastel aegadel on vastu võetud kõik otsused enamushääletusega. Leedu parlamendis on kuskil 140 liiget, alla 100 poolthääle pole ükski otsus vastu võetud. See näitab ühiskonna sisudust, see näitab seda, kuidas on orienteeritud ühiskonda ja see konsolideeritud seda. See on ka rahvastikuprotsessi jaoks oluline. Aitäh!